tema on meie tüdruk. Kõik 4 võimsat lindu olid pikka aega olnud Eesti Metsloomaühingu hoole all ning on nüüdseks piisavalt kosunud ja terved, et taaskord vabasse loodusesse pääseda. Jah, üldiselt kes sattus korstnasse, kes sõitis rekkaga, kes lendas vastu autot, jäi teepervele ja kes oli lihtsalt millegi obaduse saanud, et nii nad meile saabuvad. Mis neil saab? Kas nad jäävad paikseks või on ikkagi neil see koduigatsus ja see nii suur, et nad ikkagi lendavad oma kodudesse tagasi? No üldiselt lendavad koju tagasi need, kellel on kaaslane ees ootamas, aga võimalus on, et jääb mõni paikseks, kui paigaldada pesakast ja kui toidulaud on siin imeline, siis miks mitte siia jääda? Milline selle kodukokku toidulaud üldse on, et millega ta ennast siis toitma hakkab, et mis ta sööb? No närilised on ikka põhiline roog, et kõik, mis siin ripakil tema jaoks ööse on, see ikka ära. Kirna mõisahärral, kelle parki toredad linnud vabastati, on igal juhul väga hea meel, et park taas mitmekesisemaks sai. Et ma sain just teada, et 17 aastat tagasi meil ühe elupuu otsas kakk elas ja rõõmustas kõiki külalisi, kes käisid siis pargis. Ja nüüd hetkel on meil neid kakkusid siis 4 ja saab näha, kes siis paikseks jäävad. Igastahes me hoiame pöialt, et nad jääksid paikseks. Et inimestel igal juhul põhjust siia parki jalutama tulla ja võib-olla silmad lahti hoida, äkki näevad kakku ka? Absoluutselt. Et igal juhul on tõeline rõõm ja rõõm oleks veel suurem, kui nad siia jääksid. Nii et saab näha, et paneme ka pesakasti ülesse. Kuna kodukakk on pigem öise või õhtuse eluviisiga, siis loodusest teda kohata kindlasti ei olegi nii lihtne. Silmadega on siis siuke lihtne reegel, et kakkudel on silmade värv. Kui silmad on mustad, siis ta on öötegelane, toimetab ööse. Kui silmad on kollased, siis ta toimetab päeval ja kui silmad on oranžid, siis päikseloojanguga. Kas Metsloomaühingule kakkusid ja sellised kullilisi ja sellised tuleb palju või on see mingisugune aastaaeg, kui neid rohkem tuleb või? Ei, ikka tuleb palju, talvel tuleb kevadel, praegu on siis pesapojad, aga talve poole on siis ikka need autoõnnetused ja siis muidugi korstnakakud. Et nendest me ei saa ilma, need tahmanäod on alati. Miks ta sinna korstnasse ronib? Sooja lähevad vist. Ma ei tea, mingi asi neid sinna tõmbab ja millegi pärast nad sinna lähevad, et täitsa otsatavad sisse. Välja enam ei saa. Nüüd vaadab küll missuguse näoga, mis mõttes tasuta lõunad sõid otsa. Kohe. Oota. Jah.